Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaardidel edastada täna kaaludele. Täna laon sõnumite saamiseks kildi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, millest sa ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii, aga vaatame, võtame esimesele positsioonile siis tänase lugemuse peamise energia ja siis mõjutaja väljakutse ristav energia sinna kõrvale. Nii, kaalud. Millest kaardid tahavad kaaludele täna rääkida? Nii, karikate 6 ja mõjutaja ristav energia on sauade rüütel. Alateadvus. No väga alateadvuse hea energia, ülempreest rinna energia, selline vaimne energia. Nii, möödunu, mis mõjutab seda situatsiooni, jällegi rüütel, müntide rüütel, natuke kõrgemale. Nii, teadvuse energia, mida ma tean, et ma soovin, tahan, tean. Keisrikaart, mis lähiajal kaalusi mõjutab. Karikate äss, mingi võimalus. Kuidas sa ennast tunned? Sauade kuninganna, hästi. Nii, keskkond, vaatame keskkonna mõjusi. Keskkond annab mingeid võimalusi ja valikuid. Nii, sauade 2, mõni nõuanne või hoiatus. Armastajate kaart ja potentsiaalne tulemus, surmakaart, muutus on tulemas, mingi muutus on tulemas, mingid valikute võimalused on siin. Nii, aga vaatame, peamine energia on karikate 6. No karikate 6 on minu jaoks hästi tihti selline nostalgiline energia, mälestuste energia. On ka seotud minu jaoks tihti kodu, laste, vanematega, lapsepõlve koduga, ühiste mälestustega, et selline ka minevikuga ka rahu tegemise energia vahel. Et võib olla energia, kus me mõtleme millelegi, mis on olnud palju, vahel ka meenub keegi meile, et keegi, kellega tihti situatsioon, kus on meil mälestused. Vahel on ka see, et millegi osas võib olla, ma olen nagu harjunud nii, et ma ei taha ka muutust, et võib ka selline situatsioon olla või midagi on muutumas, siin on näha seda muutuse tulemist. Just kui midagi sellist, et mis on praegu võib-olla ei ole või ma tean, et midagi muutub kohe. Aga karikate 6 on minu jaoks selline ka vahel, et ma teen minevikuga rahul või teengi rahu, et see jääb minevikku. Võib olla situatsioon, mis on siis kõige selle eelnevaga, mida ma kirjeldasin, nagu seotud. Vahel näitab, et keegi meie minevikust, just kui meie minevik siseneb meie ellu. Võib olla inimene, võib olla mõni situatsioon, mida ma olen varasemalt kogenud, mõni mälestus ja selline südant soojendav energia. See võib ka olla millegi pakkumine kellelegi, kingitused, rõõmsad hetked, nagu jagamine, et ühiste mälestuste loomise energia. Millegi pärast on vahel siis, et võib, nagu minu peamine ongi siis võib-olla need lapsed, vanemad, suhted on ju keegi, kellega me koos ühiselt areneme, mälestusi loome, kellegiga sellisega seoses võib olla situatsioon. Ja millegi pärast on siin midagi, kuidagi see väljakutse energia on selline tuline adrenaliini energia, kus, sest mul on sauade rüütel, on nagu selline ristav ja mõjutaja, vapper, julge energia, kus teeme ära, võtame riski, saame hakkama nagu väljakutse energia, see on minu kõige julgem ja vapram rüütel, kes läheb sinna, kuhu justkui ei julgeks minna või kuidagi eneseületus on siin. Väljakutse, tulla toime millegi osas, et ma pean justkui ennast ületama, olema julgem või vapram, kui ma võib-olla oleksin. Või mulle loomuomane oleks, võib-olla tegema mingi julge teo või kuidagi
sest see on nagu reaalne tegu ja reaalne samm, et on väljakutse. Võtta risk millegi osas on väljakutse. Julgeda midagi teha seoses siis selle, astuda selline vapper samm seoses siis selle eelnimetatuga. Siin jälle rüütel, kui siin on rüütlid mängus. Mõõkade rüütel on väga sihikindel, kiire mõtleja, kiire selline liikumise energia on siin, et mingi eesmärk, midagi võib tulla nagu justkui palju kiiremini, kui ma võib-olla valmis olen olnud. Sest siin on selline kiirus ja liikumine, eesmärk jõuab minuni nagu väga ruttu või siis kui midagi tuleb, siis see tuleb äkki kiiresti ja siin on vaja võib-olla teha kiireid otsuseid, vahel selline kiire mõtlemine, selline strateegia tuleb justkui kasuks, otsusta kiiresti, keskendu, hästi hea selline olulisi plaane, ettevõtmisi nagu justkui siis soosib, et kiiresti jõuan selleni. Justkui midagi on, kui ma otsustan, siis hästi kähku, hästi ruttu või mingisugune pööre tuleb kiiremini, kui ma arvasin, ootamatult. Justkui nüüd ma julgen, hetkel ma julgen võtta selle riski, et pigem ma julgen võtta, et kuigi see on väljakutse energia, siis praegu justkui nüüd ma suudan, nüüd ma võtan selle riski, nüüd ma olen valmis. Siin on see oht, et kuidagi minu otsused mõjutavad kuidagi ka minu lähedasi või mind ümbritsevat, et ma pean nagu arvestama millegi pärast selline tunne, et ma pean arvestama ka mind ümbritseva keskkonnaga või nendega, kes on seal ümber. Sest siin on otsus see, et äkki ma teen liiga või kuidagi, et ma ei tohiks üle sõita väga ainult sihti enda peale. Kuidagi ma pean arvestava olema või kuidagi selline tunne on. Aga julgus, kiirus on siin, sihikindlus, millegi sellise osaga, mis on siis kas minu kodu, minu lapsed, minu mälestused, minu partner võib-olla. Et ühised, nagu me oleme üheskoos kasvanud ja kogemusi loonud või koduga seotud või vanematega, on ju. Ja julged sihikindlad otsused, julge tegutsemine. Nüüd südames, alateadvuses on ülemprest rinnakaart ja minule see kaart väga meeldib. Siin on justkui minu südames on soovid ja soovid ja tunded justkui minu unistused, sest ülemprest rinna unistab ja seal on mõtisklused ja nägemused ja ma südame järgi nagu, ma olen nagu mingisugused soovid õhku lasknud, selline tunne on nagu südame soovid. Ja siin on midagi võib-olla, mida ma ei jaga teistega, et siin minu südames on võib-olla jah, et mingid asjad ma pigem hoian enda teada, et siin võivad olla minu salajased soovid, midagi, mille osas ma võib-olla tegelikult teadlikult nagu annan need õhku, et ma tahaks, et need täituksid, et siin on unistuste sissepoole vaatamine, samas see on hästi tundlik ja intuitiivne energia, kus on selline vaikus. Vastused enda sees, et ülemprest rinna usaldab, justkui ma usaldan enda sisetunnet ja ma usaldan enda vaistu ja ma usaldan ja märkan võib-olla neid märke, mida mulle on saadetud. Sest justkui ma olen mingi soovi õhku saatnud, selline tunne on. Mõõkade 3, mure, südamevalu, seal südames on ka mure, südamevalu. Justkui ma olen õhku saatnud mingisugused soovid, aga mul on mure ja südamevalu ka. Otsused, mis tuleb teha, nagu justkui risk võtta. Ma ikka muretsen, südames ma natuke valutan südant. Need ei pea olema suured asjad, aga midagi paneb mind ikkagi muretsema. Et ma otsin vastuseid, ma otsin märke, ma otsin võib-olla kinnitust oma südamele, oma sisetundele. Ja siin on millegi pärast ma olen pigem selline ettevaatlik natukene. Või muretsen. Nüüd möödunu, mis mõjutab? No mul on selline tunne, et möödunus on mingisugune turvalisus, sest minu jaoks on selline vana sisse käidud rada. See on mulle tuttav ja turvaline, aga siin on mingi muutus. Et see sissekäigu minevikus on nagu midagi, mille osas ma on selline praktiline, usaldusväärne, nagu püsiv energia, kus
pigem kõnnin sama rada. See on mulle turvaline, see on mulle tuttav, selline sama raja peal kõndimine, et rahulikus tempos ei ole suured sellised pöörded, vaid nii on tuttav ja turvaline. Aga nüüd see lööb nagu kõikuma. Sauade 7 on vahel positsioon, mille osas ma tunnen, et ma ei ole nii enesekindel. See on minu turvaline rada, mis lööb nüüd kõikuma. Et sauade 7 on väljakutsetada. Siin minevikus on ka olnud, et mul on justkui turvaline rada, mida mööda ma liigun, aga seal on väljakutseid. Sest sauade 7 näitab minu jaoks alati sellist energiat, kus ma tunnen justkui, et minu positsioon kõigub. Et ma ei ole nii enesekindel, et ma tunnen, et ma olen kõigest üle, ma valdan kõike. Et seal on justkui selliseid mitmeid väikseid väljakutseid, mis muudkui mind nagu proovivad kuidagi tasakaalust välja lüüa. Et sauade 7 ees on selline enese kehtestamine, enda eest seismise energia, vahel ka selline natuke, ma olen natuke kaitses, et mingisugune järgmine väljakutse tuleb. Ja samas see näitab ka sellist piiride seadmist. Ja vahel keskendud, ei, see on minu seisukoht nagu iseendaks, nagu enda selline iseendale keskendumine. Seal on kindlasti hästi vaja midagi, mille osas ma pean nagu olema väga pühendunud siin minevikus ka, lähiminevikus, et nagu ma tõesti pühendun, olen hästi visa, proovin enesesse seda eneseusku süstida, ma saan kõige sellega hakkama. Ja siin on väikesed väljakutsed. Minu jaoks see, isegi kui ma tunnen ennast aeg-ajalt, et jalgealune kõigub, et ma ei suuda olla nii enesekindel, siis tegelikult see kaart näitab, et see tuleb kõige sellega hästi toime. Et mis iganes situatsioonid on, hetkeks tundub, et kõik asjad juhtuvad korraga ja neid on palju. Aga kui nagu sa minema hakkad, siis sa justkui saad nende asjadega kõigega tuled toime. Sest väljakutseid on nagu mitmeid ja kipuvad korraga tulema. Aga ei ole sinu jaoks ületamatud. Et selline möödunu, justkui ma olen tulnud toime nii palju erinevate situatsioonidega juba minevikus. Ma olen hakkama saanud nendega. Ma olen suutnud luua mingisuguse stabiilsuse ja mingisuguse sellise kindla süsteemi võib-olla millegi osas. Nüüd see, mida ma tean, minu teadvuse energia on seal keisrikaart, võib näidata, et mõnda, võib näidata ka meest, et isa, mees, ülemus, sellise juhi, liidri energia on seal, aga see võib näidata ka mind ennast, et ma tean, et ma pean kuidagi arenema, ma soovin kuidagi areneda, ma soovin midagi rajada, midagi luua, võib-olla valmisolek selline, ma tean, et ma pean kuidagi tulevikku suunatud energia, see on selline teadlik tulevikku suunatud energia ja seal on vaja kuidagi olla enesekindel, seal on võib-olla vaja kuidagi see tuleviku loomine käib läbi metoodika ja sellise kindla struktuuri ja kindlate reeglite võib-olla või see ei pruugi olla nagu väga, see on nagu selline distsipliini tunne, et analüütiline mõtlemine tuleb siin nagu kasuks, et ma pean nagu kindlad etapid läbima ja nagu selline tunne, et kuidagi ma võtan nagu kuidagi juhi positsiooni või millegi asja juhtimise enda kätte, et ma pean nagu, et kui ma tahan, et mu tulevik muutuks paremaks, siis ma pean kuidagi kehtestama võib-olla kindlasti, seal on reaalne tegu taga, tegutsema. Siin on natuke selline teiste eest hoolitsemise energia, aga ma tahan olla kindlasti edukas, et mul on mingi siht. Samas seal, keisr on alati selline kaitsev, valmisolek ka võitlema enda lähedaste eest, aga nagu ma näitan välja, et ma olen enesekindel ja mul on vaja nagu sellist julgust ja mul on ka nagu selline vastutuse võtmine, et ma tahan, et see kuidagi tuleviku osas on ju, et ta, keiser loob keisririiki on ju, ja see tuleb koostöös, et tõenäoliselt luua. Ja seal on mingi siht, kuidas mina tahan liikuda, kuidas minu jaoks tundub õige, et seda luua. Et ma teen justkui midagi, mis on ka nagu ka teiste huvi, minu lähedaste huvi. Et neil oleks parem, kuidagi keiser alati ei loo üksi seda. Kaarikute kaart, vähienergia kaart, mis näitab sellist teekonda,
edasiliikumist, võib-olla mingit muutust ka, siin on ka seda muutuse, et ma liigun ühest kohast nagu teise, et ma olen praegu siin, aga nüüd ma midagi muud. Et minu eesmärk on justkui kuskil mujal. Teekonna energia minu jaoks alati, kaarikute kaart näitab sellist võimalust midagi saavutada. Ja ma tean seda, et ma pean liikuma, ma tean seda, et kaarikute puhul on see, et ma pean ära kasutama kõik sellised vastakad jõud tegelikult. Seal võib olla seda, et keegi tahab, et tee nii ja keegi teine tahab naa, või siis ma ise tunnen, et kord ma tahan nii ja naa. Et seal on selline, mõlemas kaardis on selline, ma võtan juhtimise, ma võtan otsuse, see on minu otsus, mina otsustan, kuidas. Ja kui kaugele, kui kiiresti. See näitab teekonda, millel on väljakutseid tegelikult. Aga see ütleb alati see kaart, et saavutada see eesmärk, tuleb julgelt kasutada ära kõik oma oskused, oma võimalused ja sa oled edukas, et sellesse kaarti on alati see võidukus ära kirjutatud, sisse kirjutatud, kui ma haaran nagu härjal sarvist ja haaran selle juhi positsiooni, et teen plaane, võtan kontrolli ja liigun, kuidagi näitan seda enesekindlust. Siin on hästi selline maskuliinne energia, et ma olen enesekindel, ma olen juht, ma tean, mida ma tahan, ma tean, kuhu ma tahan jõuda ja ma kaasan seda ja ma tean, et seal on ka, et ma ei ole nagu siin naiivne, et ma tean, et see midagi, mida ei saavuta ühe päevaga, vaid siin on selline protsess, et see ei pruugi mulle väga mugav olla, seal on vaja võib-olla mingisugust sellist järjepidevust, et see jõuaks kuhugi, nagu sellist pingutust ka. Aga seal on sellist eesmärk, kuhu ma tahan jõuda, see on teekonna energia, kui kuidagi, kus on, et kuidagi, et tuleks, et ma võtan nagu, et ma naudin kogu seda protsessi, kuigi ma tean, et seal on ka nagu selliseid takistusi või mingisugust õppimist näiteks. Aga et kui ma sean sihi, siis ma sellega saan, et kuidagi selline energia on seal väga hea. Nüüd lähitulevikus, siin on mingisugune võimalus või pakkumine, sest karikate äss ja rõõmus vibratsioon on selles kaardis hästi selline, süda on hästi avatud, hästi täis armastust energia ja hästi emotsionaalne energia. Et see on nagu mingi algus, et kus on sellised tunded, tunnete kaart, rõõm võib olla, head uudised, selline soov jagada seda energiat teistega, võib-olla head emotsiooni jagada teistega. Et kuulutab sellist õnneliku, rõõmsa olukorra algust, et aga just kui vaja, ole hästi avatud ja jaga seda rõõmsat energiat teistega. Võib näidata ka tugevat tõmmet millegi või kellegi poole, et selline alguse hästi hea aeg näiteks ka loovuseks või armastuseks on ju, et selline mõnus energia, et ajab üle ääre, et mingi hetk tunnen, et nii rõõmus, nii vahva. Siin ka ajab üle ääre. Karikate 9 on siin kõrval ja karikate 9 on minu jaoks, et palju rõõmsaid hetki, et siin võib olla mitu ja tähistamist on siin ja justkui see on midagi otse minuga seotud, et nagu kaalud on rõõmsad selle üle eriti, et see kuidagi otseselt puudutab mind. Et justkui minu unistus, et ma elan hetkes, kus ma tunnen, et see ongi minu unistuste elu, et jälle hästi avatud energia. Seal on mingisugused võimalused, mida võib-olla ma olen soovinud. Ja selline, vahel see näitab selliste õnnestumiste jada, et väikseid hetki ma nopin, et seal on mitmed toredad asjad ja ma kõik kogunad kokku, et selline õnnestumise ja kuidagi, et ma saavutan, see on minu saavutus ja see rõõmustab mind, kuidagi asjad lähevad hästi. Vahel näitab, et ma suutsin saavutada enamat, kui ma võib-olla oskasin oodata isegi, et kuidagi hästi selline kuidagi naudisklev energia ka, et ma naudin mingit hetke, ma naudin ja olen väga tänulik. Et selline hästi-hästi rõõmus või ma suudan näha oma elus erinevates valdkondades neid rõõmsaid asju, mida igalt poolt korjan selle hea kokku. Et väga nagu unistuse rõõmu energia, tähistan seda. Kuidas ennast tunned? No sauade kuninganna, siin võib olla hästi sotsiaalne energia, sest sauade kuninganna on keegi, kes peab suhtlema, seltskonda minema, saab tähelepanu, teda märgatakse hästi särav energia,
julge eneseväljendaja, karismaatiline kaart, võtab riski, muidugi ma saan hakkama, justkui suudab väljendada ennast, rääkida kirglikult, selline spontaansus on seal, enesekindlus on, võib-olla iseseisev, optimistlik, selline särtsakas energia hästi. Suudab teisi inspireerida, suudab panna nagu kaasa mõtlema, nägema, sellise tõmbega energia, et liigub julgelt. Samas on abivalmis, võib-olla ka impulsiivne energia, et äkilised otsused, et riskid ja ma saan hakkama, ma tean, et selline enesekindel energia, et justkui mingi hetk olen seal tähelepanu keskpunktis ja midagi läheb väga, see on väikese kaart, et midagi, mida ma naudin, siin on edu energiat tunda tugevalt, et õnnestumise energiat, edu energiat tähistab midagi on kaaludel siin tulemas, mida nad tähistavad lähitulevikus. Ja on õnnelikud, on selline tunne, et ma olen õnnistatud, ma olen hoitud ja mingi edu on siin ja justkui seda märgatakse, seda nagu selline tähistamise energia, midagi nagu sotsiaalne, et seal on nagu inimesed minu ümber, et kes ka nagu saavad osa minu sellest õnnestumisest. Et kaalud tunnevad siin millegi osas rõõmu ja sellist edu, et ma sain hakkama, et ma olen õnnelik selle üle, et selline rõõm ja edu on siin tunne, jah, õnnistatuse tunne, tänulikkus seda ja alati kutsub, et ma tahangi seda jagada, sest see kordistab seda tunnet, et see annab mulle veel rohkem tagasi, kui ma saan seda jagada. Nüüd keskkond, et siin ma pigem, ma ei tea, kas teine inimene, aga just keskkond on justkui valikut, et nagu uued seiklused on tulemas, mingisugused uued teed on avanemas. Vaatan nagu oma mugavustsoonist välja, et teen nagu plaane kuhugi, mingisugune muutus on tulemas, siin seda muutust ma siin näen ja plaanide tegemine siin ka on. Ja minu jaoks sauade 2 on selline, et maailm pakatab seiklusteks energia, võimalustest energia ja otsuste koht. Minu jaoks sauade 2 puhul on justkui erinevad võimalused ja iga tee, mis ma valin, võib olla õpetlik, huvitav, midagi mulle andev, et ma ei ütle, et need on kõik mulle tohutud, et raske, vot selle tee valin või selle otsuse teen, siis see läheb midagi väga nihu ja et see on raske ja see on vale otsus, et justkui ei ole valet otsust, on erinevad võimalused, erinevad õppetunnid, erinevad teed, et nagu need valikud oleneb, mida ma valin, toovad kaasa erinevaid õppetunde, erinevaid seikluseid, aga ma ei saaks öelda, et üks oleks halvem kui teine. Justkui keskkond pakub mulle võimalusi. Ja nüüd ma pean oma südame järgi on ju siis valima. Et siin südames võib ka olla mure, sest just selles mõttes jaa, et siin on midagi, mille osas ma olen justkui, nagu ma ütlen, ma olen selle soovi välja öelnud. Ja ma nüüd saan midagi, ma pean midagi, aga võib-olla see valiku tegemine paneb mind muretsema, ma ei tea. Et siin on selline kuidagi, et ma tahan, et minu unistused ka realiseeruks, selline energia, ma tahan mingisuguseid samme astuda siin. Ja keskkond soosib seda. Kuidagi, justkui see keskkond ütleb, et on hea aeg kuidagi avastada võimalusi, teha mingeid samme, mingi uus eesmärk seada või midagi põnevat avastada, et selline nagu reaalsed sammud, mitte unistamine. Jah, sest müntide 4 on samas, midagi on mulle turvaline, midagi võib-olla, see võib ka avada mulle näiteks materiaalseid võimalusi, kuidagi majanduslikult. Sest müntide 4 on see, et ma hoian väga kokku ja olen väga kinni. Siin kutsutakse, et ole avatud, võtta seiklus vastu. Et millegi osas võib olla, mul on nii turvaline, et siin justkui mul on selline tunne, nagu ma oleksin mingi teema osas justkui paigal seis ja nüüd ma seisan, et ma siin ju selles olekus ei arene muidu enam, et ma olen
nii on muidugi turvaline ja julge, aga kutsutakse valima, keskkond kutsub nagu valima, et mingisuguseid samme astuma, uusi seikluseid kogema. Võib-olla see avab võimaluse materiaalselt, siin on selline kokkuhoidmise koht, kus ma nagu ei lase vahel endale, no kuidagi, et ma ei saa, selline tunne, et ma ei saa lubada endale mõnda seiklust võib-olla, et müntide 4 puhul on vahel see, et siin on selline planeerin tulevikku ja vaatan, et mul oleks selle elluviimiseks ka vajalikud vahendid. Siin on võib-olla, et ma tahan seigeldada, aga mul ei ole muidu neid vajalikke vahendeid. Ja siin, et ära pane ennast nagu lukku. Nüüd nõuande või soovituse energia, siin on armastajate kaart, kaksikute energiakaart, aga armastajate kaart on kaart, mis kutsub valikuid tegema tegelikult. Tihti näitab sellist langetada nagu mingi tähtis otsus, teha mingisugune valik ja seal on selline, et kas sa usaldad seda, et see peab olema sundimatu pühendumine. Et kui sa soovid, millegi poole on nagu tõmme, see on tihti suhetega, aga see võib ka kutsumus olla, on ju. Ja et soov pühenduda, aga ma ei tohi ära unustada selle juures enda soove ja enda vajadusi. Kuidagi olen hästi avatud mingisugusele võimalusele. Et vähemalt see on selline soovituslik positsioon, et ole avatud. See toob mingi, see on muutuse kaasa, et kui ma olen harjunud nii, siis armastajate kaart on alati, seal on osapooli vähemalt siis 2, on ju. Ja 2, et just kui ma üksi oleksin, siis ma teeksin seda ühtemoodi. Nüüd, kui ma teen seda 2, siis on seal vaja nagu kohaneda, teha neid asju pisut teistmoodi, kui ma teeksin üksinda. Armastajate kaardi puhul on tõmme kuhugi, millegi poole, tee valik, aga lähtu nagu ka enda soovidest, et armastajate kaardi puhul ei ole nagu klammerdumine, et ma teen teise heaks, vaid see on nagu koos. Mõlemal peab hea olema, nagu selline energia. See võib näidata, et tõmme millegi poole, saatana kaart. Just, et see ei tohi olla, see ei tohi sinu üle kontrolli ära võtta. See ei ole nagu, et see peab olema võrdne, see ei saa olla, et ma annan kontrolli ära, et see on minust üle. Et armastajate kaarti võti on minu juures alati see, et see enesearmastus seal juures. Et ma pühendun teisele. See on nõuande hoiatuse positsioon, see ei tähenda, et midagi on või midagi tuleb, vaid lihtsalt, et kui on valikud, mida sa pead tegema, siis lähtu sellest, et sa ise ennast siin ära ei kaota. Et ma ei anna seda kontrolli käest ära, sest siin võib olla millegi üle, just kui ma tunnen, et äkki ma ei saa seda, mida ma soovin. Et äkki on mingi situatsioon, just kui ma annan sinna, aga äkki ma ei saa vastu midagi, mida ma tahan. Nüüd, surmakaart on, surm näitab muutust. Surm mulle nagu peegeldatakse midagi muutust, midagi jääb maha. Siin on midagi, mis muutub kaalude jaoks, mõõdukuse kaart. See loob tasakaalu, see võib olla minu jaoks natuke hirmutav, sest see on midagi, ma justkui lahkun oma mugavustsoonist, et midagi muutub ja see on paratamatu muutus. Lihtsalt ma pean sellel minna laskma ja see ei tähenda, et see mulle alati meeldiks, see muutus. Sellepärast, et surma, seal võib olla täiesti kardinaalne pööre, et minu elus muutub midagi päris kardinaalselt ja mulle on tegelikult meeldinud nii nagu oli. Et surm toob alati paratamatu muutuse ja see ei pruugi mulle meeldida, see võib mind hirmutada, see muutus. Aga see on selline tunne, et see enam nii, nagu ma ei saa tagasi seda, mis oli või kuidagi selline energia. Samas on siin mõõdukuse kaart, mis näitab sellist tasakaalukust ja mõõdukus kutsub ka, et võtta hästi rahulikult, ära tee nagu ultimaatumid, sa leiad hea lahenduse, just kui seal on lahendused, et lihtsalt katseta. Mõõdukuse puhul on sellist katsetamise jõudu seal, vaja leida nagu parem lahendus, et seal on lahendused. Mõõdukus ütleb alati, et on muutus, aga seal on lahendused ka, mis nagu tasakaalustavad seda. Et seal on ka, et leida nagu selle kuldse kesktee, mis sobib mulle, minu lähedastele või selle situatsioonile, et mitte, et kõik või mitte midagi, vaid selline, seal on timmimise küsimus, et kuidas see muutus panna toimima. Aga sellised sõnumid kaalud teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.